aga aga hakkame siis pihta. Tere hommikust kõigile. Teid on nii palju siia tulnud, mis on väga, väga tore. Ähm, äh, Võtame siis selle toreda teisipäeva vastu koos selle õpiampsuga digiõppe kvaliteedist. Ja mina olen Anneli Veispak ja ma teen seda õpiampsu siin täna hommikul, viin läbi koos Pille Paasi ja Veronika Rogalevitšiga ja kohe, kui ma mikri neile üle annan, siis nad saavad ise nagu enda kohta rohkem öelda. Aga mina ütlen alustuseks seda, et me kõik oleme siis Eesti hariduse kvaliteediagentuuri e-kursuste kvaliteedi töörühmast. Ma panin selle kirja, see on lihtsalt nii pikk nimi, et muidu keel vääratab ja tuleb valesti välja. Ja siis igapäevatööna ma töötan Estonian Business Schoolis, kus ma olen siis kvaliteedijuht ja siis ma õpetan ka siin ja seal selliseid õppimise aluseid tudengitele, magistrantidele ja doktorantidele. Aga täna hakkame siis rääkima kohutavatest slaididest ja kelle asi see on. Ja et siis oleme kõik ühiselt jõudnud järeldusele, et see on selgelt õppija asi ja õpetaja oma ka. Vaata, kuidas mul toimib. Okei. Siin on selline tore slaid, ma arvan, et kõik on nagu ühes või teises versioonis seda slaidi või seda pilti varem näinud või siis ise olnud ka osalised sellistel koolitustel või kohtumistel, kus need slaidid tahavad hinge seest välja võtta. Et sa lihtsalt ei suuda neid vaadata ja lugeda ja kaasa mõelda samal ajal ja ei näe sealt tagant, on ju, ja siis tegelikult peaks olema võimeline mingit nutikaid küsimusi küsima ja mingit reputatsiooni kuidagi hoidma ja säilitama, on ju, tohutult raske. Ja see ei olegi justkui nagu võimalik. Aga meie siin tänasel koolitusel siis ikkagi nagu tõukusime pigem nagu e-kursuste kvaliteedi kriteeriumitest, mis suunavad meie tähelepanu erinevatele põhimõtetele, millest lähtuvalt siis hea kvaliteediga õppematerjale saab koostada ja slaidid kahtlemata on oluline õppematerjal. Et isegi need, kellele slaidid üldse ei meeldi, kellel on nagu läbivalt kuidagi halvad kogemused slaididega, peavad tunnistama seda, et slaididel on tegelikult päris suur võimekus ja jõud määrata seda, kuidas see õpikogemus siin läheb ja kõikide õppejõudude arsenalis on slaidid ikkagi väga oluline ja tähtis tööriist ja mitte ainult õppejõudude, vaid ka kõikide nende inimeste jaoks on ju, kelle ülesanne, kelle töö on teistele inimestele mingeid uusi keerulisi ideid selgitada või neid veenda milleski või neid endaga nagu kaasa tõmmata, mingeid asju kuidagi mõtestama või tegema. Ja slaididest võib mõelda kui sellisest nagu visuaalist, mis seda lugu, mida keegi sulle räägib, need slaidid nagu illustreerivad seda lugu, mida sa parasjagu kuulad. Ühesõnaga, slaidid võivad olla väga-väga kasulik tööriist ja väga-väga kohutavad 100 erineval viisil ka. Ja nüüd me üritasime kuidagi kokku tõmmata kõik see 100 erinevat kohutavat viisi, kuidas slaidid võivad kohutavad olla ja panna need ühte valikvastustega küsimusse. Ole nüüd armas, kohe ilmub su ekraanile selline valikvastustega küsimus ja vaata neid valikuid ja vali kõik need alternatiivid, mis sinu arvates teevad või võivad need slaidid täiesti kohutavaks teha. Ja vaadake, et siin saab veel allapoole ka minna. Okei. Nüüd jäi teile, peaks olema jäänud teile ekraanile selline nagu tulemus, see, kuidas kõik vastasid.
ja mulle tundub, et kõige olulisemaks probleemiks, kõige halvemaks teevad meie kollektiivse arvamuse kohaselt siis slaidid raske loetavus. 81, 81 inimest 84-st arvab niimoodi ja samuti info üleküllus ja vaatame, mis siin veel on. Kõik põhjused on justkui nagu olulised. Ja nüüd te saate panna selle küsimuse siit ülevalt nurgast kinni, et siin on selline X-täht siin üleval nurgast, saate kinni panna, siis te näete jälle ekraani. Ja nüüd kõik need alternatiivid, mille hulgast te saite valida, mis slaidid nii kohutavaks teevad, on ju, kõik need alternatiivid siis lähtusid paarist-kolmest olulisest teooriast, millest ma üritan anda sellise väga-väga lühikese kuidagi ülevaate täna selle paarikümne minuti jooksul, mis minu sisustada siin on. Ja me saame aru kuidagi nendele paarile-kolmele teooriale toetudes, et need slaidid õppimise olukorras on ikka päris olulised, sest nad määravad ära selle, kus selle õppija tähelepanu on, mida ta vaatab, mida ta märkab ja sellest tulenevalt kuidas ta kasutab oma töömälu ressurssi, on ju, et millist infot ta parasjagu peab töötlema ja kaasa mõtlema ja kuidas tema taustateadmised pikaajalises mälus toetavad seda, mis ta töömälus toimub ja kus ta tähelepanu on. Ja kõik see omakorda määrab selle, mis õppija mõistab selles õppimise olukorras, on ju, kuidas ta mõtleb nendest teemadest, mida me üritame talle selgitada ja mille õppija meelde jätab, mille ta kaasa võtab sellest õppimise olukorrast endaga. Need slaididel on väga suur jõud ja võim selles õppimise olukorras kuidagi mõjutada seda, kuidas õppija seda õppimise olukorda tajub. Ja mitte ainult õppimise olukorda, vaid ka ükskõik, milline inimene, kes istub koosolekul ja kuidagi peab slaidide taustal mingitest ideedest aru saama. Et see teoreetiline baas, millest ma üritan täna väga-väga kiiresti siis üle minna, käsitleb nagu 4 erinevat happe, ma juba näen, 4 erinevat teooriat. Esimene neist on kognitiivse koormuse teooria, väga kiiresti ja pinnapealselt lähen sealt üle. 2 kanali teooria, siis teadmiste mõisteline kontseptuaalne olemus ja teadmiste needus. Aga ma panen nad siia lihtsalt kirja koos viidetega, et kui te olete huvitatud, siis te saate ise hiljem minna ja nende kohta kuidagi rohkem uurida ja lugeda. Ja mul on ka algallikad, mida ma siis saan teiega jagada, kui te tahate neid pärast lugeda. Aga hakkame siis hästi kähku pihta. See kognitiivse koormuse teooria. Kognitiivse koormuse teooria keskendub siis töömälule. Mina ei usu, et Eesti hariduses on ükski inimene, kes ei tea, mis see töömälu on. Kõik on kuulnud, mis töömälu on. Muidugi on ja korduvalt on ju ja oleme lugenud selle kohta ja vaadanud mingeid põnevaid dokumentaale, osalen mingitel seminaridel ja töötubadel on ju. Aga see ei tähenda ilmtingimata seda, et me oskame selle teoreetilise teadmise kuidagi panna tööle praktikas on ju oma töö hõlbustamiseks või oma õppijate aitamiseks, et seega hästi kähku tuletame meelde, mis värk selle töömäluga oli. Me võime töömälust mõelda kui sellisest vaimsest töölauast, kuhu inimene saab siis ajutiselt hoiule panna mingeid erinevaid infokilde, mis praegu hetkel on tähtsad. Ja teine oluline asi, mis me selle töömälu kohta peame kuidagi teadma, on see, et töömälu maht on otseselt piiratud. Ja öeldakse, et see on 4 + -1 ühikut. Ma olen siia joonise peale teinud ka 4 tumerohelist kasti, mis siis illustreerivad neid ühikuid, neid töömälu informatsiooniprotsessimise võimekust või ühikuid. Nüüd väga tihti, kui keegi räägib töömälust, jääb selline mulje, et töömälu on meil enamasti kuskil kõrva taga või kotis. Kui ma jõuan sinna koosolekule kohale või sinna seminari kohale, siis ma võtan oma töömälu välja ja panen tööle. Siis hakkan protsessima kõiki neid asju. Tegelikult see ei ole tõsi. Meie töömälu lihtsalt töötab kogu aeg. Ka see, et sa kuulad, kuidas su laps või partner või naabritädi räägib mingist asjast, tähendab seda, et su töömälu on kogu aeg töös. Lihtsalt läbi selle, et sa hoiad neid sõnu, mis see rääkija, millega ta oma juttu alustas, sa hoiad neid töömälus alles, kuni see inimene on jõudnud oma idee lõpuni, et sa saaksid aru, mida ta ütleb. Nii et töömälu on kogu aeg aktiivne, kui me teadlikult üritame mingitest asjadest aru saada või mingeid probleeme lahendada. Igal juhul töömälu töötab kogu aeg, kõigil teil ka praegu siin, kui te mind kuulate. Ja näiteks kujutame ette, et me oleme nüüd õppimise olukorras ja me üritame oma tudengitele selgitada teooriat X.
väga tähtis, oluline teooria, kõige olulisem asi minu valdkonnas. Ja noh, loomulikult see teooria X on väga keeruline, see on oluliselt tohutult nüansse on ju. Ja on väga-väga tähtis, et meie õppijad kõik need nüansid saavad selgeks. Ja siis me kirjutame kõik need nüansid oma slaidile, paneme kirja, et jumala eest meelest ära ei läheks millestki olulisest rääkida. Aga noh, mis juhtub selle tulemusel, on see, et need nüansid võtavad meie õppija töömälu üle. Noh, nüanss üks, et on mingid keerulised terminid, millest ta peab aru saama. Me seletame, muidugi me seletame, mida need keerulised terminid tähendavad, aga meie õppijad, kellel puuduvad taustateadmised selles osas, peavad kõik need seletused kuidagi justkui meeles pidama, on ju. Peab meeles pidama, mida see tähendas, see asi, mis ma just seletasin, mida see joonis tähendas, mida need numbrid tähendasid, kuidas see on seotud, kuidas see X on seotud Y-ga või Z-iga, mis need seosed tähendab, siis tuleb veel töömälust tuua juurde infot selle kohta, et tegelikult on mingid taustateadmised ka päris olulised. Ja me tekitame olukorra, kus meie õppija absoluutselt ei suuda enam kaasa mõelda, sest seal on lihtsalt liiga palju infot ja tema töömälu on täiesti umbes. Tal ei ole üldse enam ruumi, et kaasa mõelda või analüüsida või märgata mingeid mustreid, sest töömälu on nagu kraami täis. Ja noh, see tähendabki seda, et kaasamõtlemise ressurssi ei ole ja need on need olukorrad, kus meie tudengid nii-öelda tšekivad välja ja lähevad minema. Noh, mitte võib-olla füüsiliselt on ju, aga siis nad lähevad, vaatavad, mis seal telefonis oli või vaatavad aknast välja või vaatavad aknast välja ja mõtlevad mingeid teisi mõtteid, sest neil ei ole enam lihtsalt võimekust kaasa mõelda. Noh, nüüd see, kuidas pikaajaline mälu saab seda töömälu võimekust nagu toetada, on see, et meil kõigil on pikaajalises mälus mingid taustateadmised. Ja kui nüüd ikkagi tuleb välja, et teooria X ei ole täiesti uus, et seal on ikkagi mingeid juba tuttavaid nüansse, sest need tuttavad nüansid on seal pikaajalises mälus ja nad võtavad osa koormusest töömälu pealt ära. Ja nüüd ka, kui me õpetame oma tudengitele teooriat X või Y, siis päris oluline kuidagi üles leida need nüansid, mis neil pikaajalises mälus juba olemas on, et see pikaajaline mälu saaks osa sellest koormusest töömälu pealt ära võtta, et neil ei jääks töömällu ruumi kaasa mõelda ja analüüsida ja märgata neid asju, mis me tahame, et nad märkaksid. Ja läbi slaidide on ju see, kuidas me oma slaidid kujundame, saame päris palju ära teha selles osas. Aga Veronika ja Sille räägivad sellest täpsemalt. Nüüd see kognitiivse koormuse teooria ütleb meile, et seda koormust, mis sellele töömälule, neid asju, mis sellele töömälule koormust annavad, on erinevat tüüpi. Ja esimene on selline sisemine koormus, seda nimetatakse inglise keeles intrinsic load ja see tuleneb siis õpitava materjali keerukusest. See on midagi, mille osas me ei saa eriti midagi teha. Ma olen siia pannud näiteks punamütsike versus raketiteadus on ju. Raketiteadus on alati keerulisem kui punamütsike ja raketiteaduse mõistmine nõuabki väga palju rohkem mingit pingutamist ja kaasamõtlemist ja mingit sisemist ressurssi. Ja selle sisemise koormuse osas see, kuidas me need slaidid kujundame, saab aidata seda sisemist koormust siis natukene hajutada või see võib selle hullemaks teha. Vaatame natuke lähemalt. Siin slaidi peal on selline joonis sellest, kuidas me tavaliselt anname lastele, õpetame lastele seitsmendikele või juba kuuendikele, õpetame neile seda põhimõtet, et kolmnurga nurkade summa on 180 kraadi. Siis me näitame neile sellist kolmnurka ja püstitame ülesande, ütleme, et ABC võrdub 130 kraadi või DCE võrdub 110 kraadi, on ju. Ja nüüd see laps vaatab seda kolmnurka, mõtleb, mis asi see ABC oli. Siin on tähed, on ju, A, B, C, okei, see B juures olev nurk on ilmselt 130 kraadi. Ja siis ta paneb selle teadmise oma siia töömälu ühte kaussi ära ja see ruum on kinni. Järgmine, siis ta mõtleb DC, mis asi see DC oli? D on siin, C on see, E on see, see nurk siis on ilmselt 110 ja ta paneb jälle ühe osa oma töömälus selle info alla kinni. Siis ta peab mõtlema, mis see BC oli ja millist nurka ma otsima pean ja nii edasi. Ja niimoodi järjest me täidame ära selle lapse töömälu ja tema töömällu ei jää enam ruumi, et tegelikult seda ülesannet lahendada. Ja see on nagu lihtsustatud näide on ju, et ülikoolis meil on mingid teised probleemid, on ju, meil on teistsugused ülesanded ja mingid keerukamad ideed, aga põhimõtteliselt mingid ekvivalente leiab väga lihtsalt, kuidas me teeme seda sama nagu üliõpilastega, on ju. Et lihtsalt sellega, kuidas me seda ülesannet ekraanil kuvame, me paneme nende töömälu lukku.
ma juba näen õudusega, kuidas aeg tohutult ruttab. Lähen edasi. No et mis me siis saame teha nagu sellesama ülesande näitel, on ju. Me saame selle töömälu mahtu nagu vabastada läbi selle, et me kirjutame need ABC ja DCE kraadid nagu need väärtused siia joonise peale, on ju, et me ei pea hoidma seda töömälu mahtu kinni selle all ja me saame töömälu mahtu nagu vabastada selleks, et tal oleks ruumi kaasa mõelda ja analüüsida ja nagu mõtestada. Ja nüüd see kognitiivse koormuse teooria siis põhimõtteliselt ütlebki meile seda, et me saame mingit õppeainete sisemisest keerukusest tulevat nagu koormust leevendada või tasakaalustada läbi selle, et me kõrvaldame mingi ebaolulise koormuse ja et me suurendame seda õppimisele kasulikku koormust, et me teeme sinna töömällu ruumi selleks, et õppijal oleks ruumi ja ressurssi kaasa mõelda ja analüüsida ja märgata ja küsimusi küsida ja neid verbaliseerida. Ja see on nagu päris oluline osa õppimisest. Siis järgmine 2 kanali teooria, mis on väga lihtne. See on päris vana, see on 91. aastal, räägiti sellest kuidagi nagu esimest korda, aga see idee iseenesest on geniaalne ja lihtne. Ja ta ütleb niimoodi, et põhimõtteliselt info töötlemine, inimese psüühikas info töödeldakse 2 sõltumatus süsteemis. On verbaalne, ehk verbaalne siis tähendab nagu keelepõhine, et see võib olla nii kirjutatud tekst kui see kõne, mida me kuulame. Ja teine osa on siis mitteverbaalne, ehk need on need pildid, mis me vaatame, mingid ruumilised kujutused, mis me vaatame. Ja nüüd see teooria ütleb seda, et kui see verbaalne osa ja mitteverbaalne osa sünkroniseeruvad, ehk kui see jutt, mis me räägime ja see pilt, mida me õppijale samal ajal näitame, nad on nagu sünkroonis, on ju, et see pilt toetab seda juttu, siis see parandab õppija nagu mõistmist ja seda meeldejätmist ja seda, mis see õppija kaasa võtab sellest õppimise olukorrast. Kui nad ei sünkroniseeru, siis me tegelikult teeme sellele õppimisele, mõistmisele ja meeldejätmisele sellise karuteene. Ja näide, millest kohe siin saame kõik mõelda, kõik ära tunda, on see, et aeg-ajalt juhtub, et filmidel lähevad kuidagi subtiitrid nagu nihkesse, on ju, et see pilt, mis me näeme, on inimesed on endast väljas, see jutt, mis nad justkui ütlevad, nad ei lähe kokku. Ja see on väga segadust tekitav, sest me ei suuda enam üldse aru saada, mis toimub. Ja sama lugu on tegelikult ka nagu slaidide vaatamise ja õppe ja jutu kuulamisega. Ja see on sama põhjus, miks me näiteks ei saa samal ajal kuulata õppe ja juttu. Ja näiteks, vabandust, see oli mu toimer, mis andis mulle märku, et mul aeg saab kohe otsa. Et põhimõtteliselt me ei saa kuulata kedagi samal ajal ja lugeda samal ajal, aga me saame vaadata pilti ja kuulata kedagi samal ajal. See on nagu oluline aspekt, mille me kuidagi peaksime kaasa võtma. Siis teadmiste mõisteline kontseptuaalne olemus, mida see tähendab? See põhimõtteliselt tähendab seda, et kui meie aju hakkab nii-öelda salvestama keskkonnast teadmisi endale kaasa võtma, siis mis juhtub väga loomulikult on see, et meie aju koondab kuidagi sarnased kogemused, salvestab samasse mentaalsesse kasti või nagu ühikusse, samasse võrgustikku ja organiseerib need seal selle ühiku sees kuidagi hierarhiatesse. See tähendab seda, et infol on struktuur. Ma toon ühe näite siin. Näiteks seda, jälle nüüd, kui väike inimene hakkab õppima, vaatab aknast välja, näeb kõiki neid linnukesi, et seal on varblane ja tihane ja kajakas ja tuvi, siis tema aju hakkab neid lendavaid olevusi kuidagi salvestama nagu samasse kasti ja organiseerib selle teadmise ära. Need on linnud. Need tiibadega, sulgedega, nokaga, munevad ja kakavad on ju, need on linnud. Ja võib-olla, mida rohkem lapsele linnud meeldivad, seda selgemaks muutuvad need kategooriad tema peas, et võib-olla on veel mingid aialinnud ja merelinnud ja nii edasi. Ja mida rohkem inimene kuidagi lindude peale mõtleb või nende kohta kuidagi õpib või kuuleb, on ju, seda süsteemsemaks ja keerukamaks muutub see hierarhia selles mentaalses ühikus, selles nagu kontseptsioonis või mõistes, mis käsitleb linde. Ja nüüd, kui me oleme õppejõu rollis, on ju, meie peas on nende teemade kohta, mida meie õpetame, sellised väga hästi välja kujunenud ja selgelt organiseerunud hierarhiad ja kategooriad ja igasugusel infol on nagu struktuur, kaasa arvatud väga abstraktsetel ideedel on oma struktuur. Ja mis me nüüd peaksime kuidagi nagu meeles pidama, et kui me õppijale oma neid keerulisi ideid hakkame selgitama, siis me kunagi ei ole hea mõte minna ja hakata kohe rääkima kõnnuvarblasest, sellepärast, et meie õppijal peas ei ole sama struktuur, mis meie peas.
ja ta ei tea, mis värk selle kõnnuparblasega on. et alustame sellest, et lubame tal nagu meelde tuletada, et tegemist on lindudega, on ju, siin lindude all meil on erinevat tüüpi linnud, on ju, meil on siin aialinnud ja merelinnud, see kõnnuvarblane on üks varblase alaliik ja nii edasi, et pakume me õppijale konteksti ja näitame talle seda struktuuri, kuhu ta peab hakkama neid infokilde kinnitama. Ja kui me pakume talle konteksti ja struktuuri, siis ta võtab need infokillud nagu väga palju parema meelega vastu ja oskab need panna oma peas kuskile. Ja tõenäoliselt leiab need sealt ka üles nagu palju suurema tõenäosusega. Ja mul on juba aeg otsas, aga ma natukene nagu lähen veel edasi. Ma näitan teile nüüd ühte videot, see video kestab 1 minuti. Vaata, siin on mõned laused on ka siia ekraanile kirjutatud. Vaata, proovi kaasa mõelda ja siis arutame kohe, kui see video on läbi. Panen selle nüüd käima. Okei, see video illustreeris meile siis teadmiste needuse põhimõtet ja teadmiste needus tegelikult tähendab seda, et kui me juba midagi teame, me oleme saanud eksperdiks, meie peas on need hierarhiad ja kategooriad olemas, siis meil on väga raske ette kujutada, kuidas näeb seda probleemi või seda teemat keegi, kelle peas ei ole neid kategooriaid. Et kuidas tema mõtleb maailmast, kui ta ei tea samu asju, mida meie juba teame. Seega, ma lähen korra edasi, et meil on ekspertidena õudselt raske nagu ette kujutada, et keegi ei tea, mida tähendab epistemoloogilised uskumused või plagiaadiskoor või biomarker või me kasutame mingisuguseid lühendeid, EQUIS ja KPI ja me võtame iseenesestmõistetavalt seda, et kõik justkui peaksid teadma, mida need sõnad või mida need lühendid tähendavad. Ja me kirjutame oma slaidid niimoodi, et me paneme sinna ohtralt lühendeid, me paneme sinna kõik need keerulised terminid, sellepärast et see on ju oluline osa sellest valdkonnast ja kuidas ta siis ei tea, mida need tähendavad, mis ta siis üldse siin ülikoolis on teinud. Aga me unustame ära, et see keeruline idee, mis meie peas on nii kaua aega nagu kasvanud ja keerukamaks muutunud. Ja kui meie seda infot nagu töötleme oma töömälus, siis meie jaoks kõik need infojuurikad ulatuvad meie pikaajalisse mällu ja toetuvad pikaajalisele mälule ja meie õppijate pikaajalises mälus ei ole samasuguseid juurikaid, mis seda protsessi, mis seal töömälus toetavad. Seega, ära eelda, et õppija teab, tee kindlaks, küsi kui vaja ja selgita uuesti. Ja e-õppes on selleks hästi palju võimalusi, kuidas sa kõik need keerulised terminid ja lühendid kuidagi saada oma õppijale kättesaadavaks ja nähtavaks teha. Hästi, pane 1 või 2 keerulist terminit oma slaidile ja siis viita sellele kohale, kus ta neid seletusi saab otsida, kui ta ei saa aru. Kuulge, aga nüüd ma olen juba kuritarvitanud mulle antud aega ja ma ütlen hästi kähku veel selle ka, et miks siis huvitab õppijat ja õpetajat see, millised need slaidid on. Õppijat huvitab see sellepärast, et see võimaldab temal õppida. Kui slaidid on hästi koostatud, siis õppija suudab paremini keskenduda ja tähele panna ja kaasa mõelda ja ta ei kao ära. Ja õpetajat huvitab see sellepärast, et õpetajale on tegelikult oluline, et õppijad mõtlevad kaasa, analüüsivad kaasa, sünteesivad kaasa ja oskavad küsida küsimusi ja tähele panna ja mõelda ja tulla lagedale mingite lahendustega, sest see on kogu õppimise eesmärk. Seega slaidid aitavad sellel juhtuda või siis ei aita, on ju, et see on nüüd see, kus ma annan mikri üle Sillele ja Veronikale ja ütlen aitäh, et te kaasa mõtlesite ja nüüd ma kohe lõpetan jagamise ja nemad saavad üle võtta. Aitäh!
Nii, tere, mina siis jätkan. Mina olen Veronika Rogalevitš, ma olen täna Haka konto alt ja jätkame siis sellega natuke praktilisemalt, ehk siis juba jagame ka nippe ja näiteid, vaatame koos teiega slaidide näiteid ja arutleme, et kuidas me võiks siis oma slaide päriselus teha ja mis eesmärgil me üldse slaide teeme ja miks me teeme ja siis lõpus ka natukene selliseid tehnilisi vahendeid ja tehisaru võimalusi teile abiks, mis aitavad teil ägedaid slaide teha, mis on õppijasõbralikud ja õppimist toetavad. Ja kõigepealt ma küsiksin, miks me üldse slaide teeme, et te natukene häälestaksite ja mõtleksite kaasa, et võite ka chati kirjutada, võite heliga öelda, kes tahab arvamust avaldada, et chat on võib-olla kiirem ja siis me näeme ka kohe neid vastuseid. Et mida kasutati üleüldse enne, kui meil slaidid võimalikuks said, enne digitehnoloogia arengut, et mida õpetajad kasutasid, on teil veel meeles? Näed, chat juba läks käiku. Täpselt nii, kiled ja tahvlid, jah, lüümikud oli minu lemmiksõna et mina veel sain lüümikutega teha oma bakalaureusetöö ajal, kui ma õppisin ja siis tuli PowerPoint, see oli nagu suur revolutsioon, jah, seinapilte, pildid, tabelid, pabertahvlid olid ka, igasugused tahvlid ja lüümikud on siin see põhiline. No vot, täpselt nii oligi. Ja mis oli selle asja eesmärk, miks me seda tegime ikkagi, miks me kasutame siiamaani võib-olla vahest tahvlid, mitte ainult slaide, aga ka slaide ja lüümikuid. Miks me seda teeme, et võite ka natukene chati kirjutada, et mis on eesmärk. Et visualiseerida täpselt, toetada ja toetada ka erinevaid õpistiile. Väga-väga hea tähelepanek. Ja võib-olla selgitada, anda nagu selgitusi juurde, et just tahvli puhul ja matemaatikatundides on ju vaja, eks ju, ekstra selgitusi ja just väga head vastused tulevad, et siduda, struktureerida. Ja väga hea, aitäh. Täpselt need vastused me ootasimegi, et te tegelikult ju saate aru ka, et me mõtestame nüüd selle ilusti läbi teiega koos. Nii. Et minu oma mõtted on ka siin slaidi peal, et miks mina siis kasutaksin slaide, et hoida õppijaid kaasas. Et jah, et nad saaksid koos minuga siis selles loengus, kui ma räägin auditoorsest tööst, on ju koos läbi minna, kaasa mõelda, vastata küsimustele, me saame pidada dialoogi, me saame natukene sügavamalt arutada, ka muidugi illustreerimiseks ja mingite asjade demonstreerimiseks. Noh, matemaatikas on samamoodi palju võimalusi demonstreerida ka tahvli peal, aga ka miks mitte näiteks juhiste andmiseks me kasutame slaide, et kui me teeme nüüd klassis auditoorses töös mingit rühmatööd või iseseisvaid töid, et siis samamoodi saab kasutada, et neid võimalusi on väga palju. Ja tegelikult jah, seda juba Anneli mainis, et mõlemale osapoolele on slaidid väga olulised ja peaksid olema kasulikud. Nii, ja sellest lähtuvalt meie leidsime, et noh, et sageli võib-olla aetakse sassi kaks kasutusstsenaariumi, et miks meil slaidid ongi sellised, nagu nad on, mõnel on lakoonilised, ilusad, toetavad, mõnel on sisuga üle kuhjatud. Et me oleme õppijana ka seda kogenud, mitte ainult õppejõuna, et osad materjalid me disainimegi, eks ju, auditoorseks kasutamiseks ja osad siis õppematerjaliks, mida kasutatakse iseseisvalt. Ta peaks nii olema, aga me kuidagi ajame need kaks asja või paneme need kokku mõnikord, et mõni slaidi esitlus on kasutuses nii auditoorselt kui siis iseseisva õppematerjalina ja see teebki asja keeruliseks õppija jaoks, et jälgida seda sisutihedat slaidi auditooriumis või siis vastupidi, tal on liiga vähe infot, kui ta tahab seda nüüd iseseisvalt õppima hakata Moodle'i keskkonnas, kuhu see slaidi esitlus, see lakooniline esitlus on üles laetud ja muud toetavad asja näiteks ta ei leia.
et siin on kaks sellist kasutusstsenaariumi laias laastus ja võib-olla, et jällegi natukene panna kaasa mõtlema, enne kui me praktiliseks lähme, et meil on ka mõningad näited teile näidata erinevatest esitlustest. Need on päris näited päris õppejõududelt, luba on neilt küsitud. Ärge veel seda QR-koodi skännige, et sellest Sille räägib natukene hiljem, mis selle taga on, aga ma näitan paar esitlust teile, et siin on päris õppematerjal sellest sügisest, millega õppejõud käib auditoorselt loenguid pidamas ja samamoodi paneb ta siis ka Moodle'i keskkonda. Ma lihtsalt klõpsan läbi. Ja selline on nagu tudengite igapäevane elu. Et kõik selle õppejõu slaidid ongi sellised sisutihedad, väga palju informatsiooni. Et selline üks näide. Ja siis on meil veel üks näide meie turunduse õppejõud Helen Kiisalt. Et ma lihtsalt klõpsan läbi korraks, et lihtsalt mõtleme kaasa, et kuidas teil nagu on jälgida selliseid esitlusi, mis mõtted teil tekivad. Et saate ka chatis avaldada arvamust, aga Sille, ma arvan, et näitab veel paar näidet, et sellised meil need mõned esitlused on. Nii, Sille, kas sa tahad nüüd jätkata? Jaa, ma jätkan. Kas ma lõpetan siis jagamise korra? Jaa, ma võtan üle. Tere, mina olen Sille ka HK töörühmast ja ka minul on näited näiteks täitsa tavaline slaid, mida ma igapäevaselt näen oma töös ja ka on selliseid slaide, et mis tunne nagu tekib teil, kui te näete selliseid slaide? Ja natuke kauem näita, jah. Ma klõpsasin natukene liiga kiiresti võib-olla, aga no sina näita kauem. Jah. Aga tahame lihtsalt nagu, et te mõtleksite kaasa. Ja me vist liiga rutakalt läksime läbi. Aga see oligi lihtsalt sissejuhatus. Nii. Aga lähme siis edasi, et oma esitluse juurde. Näete seda QR-koodi? Nüüd, jah, tuleb. Nii. Et oota, ma olen selle QR-koodi juurde tagasi. Mis me mõtlesime oli see, et hiljem me hakkame rohkem näiteid tegema, et kui kellegil on hetkel mõni presentatsioon või mõni fail, mida ta peab presentatsiooniks tegema, siis pange meile see siia ülesse. Siis me saame kõige lõpus need korda teha või anda oma kommentaarid, mida parandada või kui teil on hea näide, pange see ülesse, kui teil on mingisugune fail, ei avane. Ma panen kohe Pane link chati äkki, selle kausta link ja siis saavad ka arvutitest lüki. Nii. Mõtlen korra pausi maha. Ja seni võin kommenteerida, et teil on paljudel täitsa õige tähelepanek, jah, et Sille näidetel oli see, et pilt ilma kontekstita ja siis just. Niimoodi. Aga ma lähen siis kohe ei hakka uuesti jagama oma slaide. Niimoodi. Et linki panid? Jah, okei, link on chatis. Ma panin chatti. Et kes tahab. Julgelt pange enda failid sinna, siis me saame aidata teid.
aga alustame nüüd asjast, on ju, et me tegime teile ka väga puustid punaseks selgeks, et tegime 9 reeglit, mis on olulised, et sinu esitlus jätaks hea mulje kõikidele õppijatele ja mida on soovitav jälgida. Et niisugused kujundusreeglid. jah, sest meie Niimoodi. näide, jah, korra ma kommenteerin seda meie näidete osa ka, et meil seal oli tegelikult kokku pandud nii-öelda hästi jälgitavaid esitlusi, mis on saanud õppijatelt positiivse tagasiside ja siis on ka selliseid, mille kohta on õppijad kurtnud. Ilmselt te saite ka ise aru, et milline oli milline. Ja kõige tähtsam reegel, mille vastu siis eksitakse, ongi see, et ainult üks mõte korraga ühel slaidil. Et slaidide arv pole ju piiratud, sulle on antud esitluse jaoks piiratud aeg, aga mitte slaidide arv. Nii et lihtsalt ära kuhja ideid üle, kui sul on nagu Annel ütles, kuulaja ei saa nagu sinu esitluse ajal 2 asja korraga teha, ta saabki kuulata ja ta peaks oma tähelepanu panema sinu esitluse kuulamisele, aga ta ei saa lugeda samal ajal. Et siis see on nagu väga lihtne reegel, aga selle vastu kõige rohkem eksitakse. Reegel number 2 on see, et esitlusel tuleb kasutada lihtsat keelt, et erineva taustaga inimesed saaksid sinust aru ja ära esita pikka teksti, vaid kasuta märksõnu, punkte, alampunkte ja ühel slaidil võiks olla maksimaalselt 7 punkti või rida ja igas reas 7 sõna maksimaalselt. Siis on see nagu hästi hoomatav ja kasuta märksõnu ja esimest korda, kui lühendeid kasutad, kirjuta see seletus välja. Ja kokkuvõtteks ongi see, et kogu info, kui sa auditooriumis oled, esita suuliselt ja selleks ei ole sul vaja kogu slaidil olevat teksti sõna-sõnalt maha lugeda. Nii. Ja nüüd reegel number 3, et pika ja keeruka teksti asemel kasutage julgelt erinevaid visuaale. Aga mis juhtub visuaalidega on see, et enamasti kui sa soovid, et sinu pilt ütleks 1000 sõna, siis see peab olema ka vaatajale arusaadav. Seepärast vali sihuke pilt, et ma ei saa ütelda, et vali ainult üks pilt, aga mõnikord pannakse samasuguse ideega ja mõttega pilte mitu, siis sellel nagu puudub väärtus tegelikult. Et ärge üle dekoreerige ja ärge kuhjake oma pilte lihtsalt või noh, neid objekte nagu üksteise otsa. Et olge pigem konservatiivsemad ja et kui teil pole endal näiteks seda visuaali olemas, siis saate kasutada, tahate mingiks katses pilti panna, et siis kasutage pankasid, et märksõnad royalty free ja siis see sõna, mida sa otsid või see visuaal, mida sa otsid, on ju. Või ma panen siia chati ka nagu täitsa tasuta pildipankasid, kus saab otsida pilte. Ja mida saab veel teha, on see, et mõnikord ei leia ka pildipangast seda vajalikku pilti ülesse, siis saate lihtsalt genereerida ise tehisaruga endale vastava visuaali, mida on vaja. Ja sellega on kõik. Ja number 4 on sinu andmed, mida sa paned, peavad olema väga arusaadavad. Nagu Annel ütles, et need struktuurid ja kategooriad ja igasugused süsteemid teevad selle mõtte selgemaks õppijale, aga kas sa oled mõnikord tundnud niisugust tunnet, et vaba ruumi jääb väheks sinu slaidil? Et sul on see mõte on nii kuhjunud, et lõpuks tegelikult õppijal on väga raske aru saada, mida sa proovisid öelda. Ja seepärast oleks nagu väga, nagu seal on 2 komponenti, et kuidas need andmed on arusaadavad, et vaata, et ei oleks liiga palju asju pildil ja mis juhtub veel nende keeruliste diagrammide ja skeemidega mõnikord on see, et nad on udused sul millegipärast, et sa oled nad küll sinna lisanud,
ja see juhtub seetõttu tegelikult, et sa võid faile nagu salvestada kahes erinevas graafikas, vektorgraafikas ja rastergraafikas. Rastergraafikat kasutatakse enamasti piltide jaoks, need on väikesed pikslid, ja vektorgraafikat sa saad lõputult suurendada. Et kui sul on näiteks mingisugune mudel, siis lihtsalt ükskõik kui suures auditooriumis ja ekraanis sa oma slaide näitad, siis oleks hea, kui see oleks vektorgraafikas salvestatud. Niimoodi. Ja loetavad fondid on väga oluline info ka, sellepärast et kui sinu asutusel on oma stiiliraamat või näiteks koostad slaide konkreetse konverentsi jaoks, siis on ette antud sul võib-olla vormistusnõuded või ametlik esitluspõhi, siis on soovitav seda jälgida. Aga kui sul seda ei ole, siis tuleks kasutada niisuguseid piisavalt suuri fonte ja selgeid fonte ja kõik tekstid peaksid olema arusaadavad klassi tagaruumist ja ka telefonis vaatavale õppijale. Ja ära kasuta mitut erinevat värvi, 2 värvist täiesti piisab. Allikate lingid on erandid, need võivad olla väga väikesed või siis võib panna nad täitsa märkmetesse. Ja üks asi, mille vastu siis tihti eksitakse, on see, et kui tabeleid ja skeeme on väga palju, siis nende fondid lähevad väikeseks, et peab vaatama ka seda, et tabelites olevate tähtede arv ei oleks liiga väike. Niimoodi. Ühtne kujundus on väga oluline, et kõikide slaidide kujundus oleks samasugune, sellepärast et siis saab õppija keskenduda sisule, mitte iga kord otsida seda. Nii et kasutage sama stiili ja sama kujundust esitluse väitel. Ja vasakpoolne joondus, sellepärast et me elame läänes, ja jätke äärtesse ruumi ja alla jätke ruumi, et muidu info võib ära kaduda. Ja ärge kasutage rohkem kui 2 erinevat fonti ja jälle samuti kordan üle, et 2 põhivärvi. Ja mida tehakse tihti on see, et tahetakse teksti, nagu tahetakse seda visuaal, et taustavisuaal oleks ka näiteks olemas, et sa tahad nagu 2 erinevat infot panna, sa vaat seda teksti infot ja siis sa tahad visuaali panna ja paned selle visuaali sinna teksti alla. Liiga kirju taust võib muuta selle teksti täitsa loetamatuks. Ja mida kirjum taust ja siis peab olema, mida seda suurem font peab olema ka. Ja kuidas seda siis nagu kontrollida? Selleks on seda kõike saab kontrollida, näiteks siia ma olen ühe pildi pannud, kus sa näed juba, et erineva taustaga värvid on erinevalt loetavad ja kindlasti tuleks üle kontrollida, et kas sinul on ikkagi piisav kontrastsus. Nii et ma näitan ühte näidet teile kohe. Et mis siin on juhtunud, ongi see, et sul on tume taust ja tume tekst ja väga raske on tegelikult lugeda ja oletame, et sa istud praegu bussis ja vaatad seda teksti ja päike paistab peale või näiteks seal auditooriumis on väga tugev päike, siis on ka väga raske seda lugeda kõike. Nii et oota, ma tegelikult ei jõudnud teile panna seda, näitan ühte asja. Et ühte väga head vahendit, millega saab seda kontrastsust siis kontrollida, sest muidu jääb see jutt, mida ma rääkisin, arusaamatuks teile võib-olla. Et siin on võimalik nagu heksvärvidega, et kui te teate oma värvikoodi, kirjutate selle värvikoodi siia ja praegu võtan näiteks selle ja panen taustaks selle, siis mul on võimalik nagu näha, et mul oli hele taust, tume värv ja kõikidele ligipääsetavuse nõuetele see vastas see tekst. Et mõistlik on vaadata üle need värvid.
et kas pane see link ka chati, see contrast checker ja ma panen kohe selle siia. sest seda vist slaidil ei ole sul. Et neid on väga palju erinevaid, aga see on väga-väga tihti juhtuv nagu probleem, mida mina näen, et õppejõud ei ole selle peale mõelnud. Niimoodi. Ja et pannakse tumedale taustale tume tekst või siis heledale taustale hele tekst. Niimoodi. Ja struktuur on oluline ja hoia kogu aeg samasugust struktuuri, siis on tudengil kohe arusaadav, mida peab tegema. Ja mul on paar õppejõudu, kes panevad oma viimaseks slaidiks siis meeldetuletuse, mida nad järgmine kord teevad ja näiteks kodutöö. Siis tudengitel on ka kohe meeles või alustavad esimest tundi kohe niisuguse meeldetuletusega, mis eelmine kord tegid ja jätkavad oma uut teemat. Ja mis on reegel number 8, on see, et igasuguseid segajaid pigem väldi. Et mõnikord proovitakse igasuguseid animatsioone ja sähvajaid efekte kasutada, aga neid ei tasu ainult efekti pärast kasutada, et see viib tähelepanu oluliselt kõrvale. Ja kui pikki blinke kasutatakse, siis õppija peab seda hakkama kirjutama, et täna me ka näitame teile QR-koode ja paneme lingi, paneme sulle chati, aga see, kui ma ütleks, et nüüd hakka kirjuta midagi, siis see võtaks aega liialt palju. Nii et ja kõige viimane on see, et näita oma slaide enne esinemist oma kolleegile või oma sõbrale. Et tihti võib juhtuda, et sina saad sisust aru, aga tegelikult õppija ei saa. Ja keeruliste slaidide puhul küsigi, kas nad said sisust aru, see on hirmus küsida, aga me julgeme seda soovitada, sellepärast et siis sa saad oma sisu parandada. Ja seepärast me soovitame uuesti ka ikkagi oma info panna siia kausta, et me saaksime sulle tagasisidet öelda. Niimoodi. Ja nüüd, Veronika, ma annan sõna sulle. Ma millegipärast ei kuule sind. Lõpeta palun jagamine, siis ma hakkan ka uuesti jagama. Jah. Jah, ma vastasin chatis, et meil vist see chati osa peaks ka salvestusega kaasa minema, et seal on need lingid, aga me saame neid ka slaididele juurde panna, juhul kui see chat kaasa ei tule. Mina paningi omale alla sinna. Ahah, väga hea. Nii, aga siis jätkates, sellel pooleli jäi, et need soovitused olid siis, ma saan aru, pigem auditoorse slaidi loomise soovitused. Osati ta puudutas ka küll õppematerjale, aga jah, et võimalikult vähe sisu, hästi konkreetselt, ühtemoodi struktureeritud, üks idee per slaid ja nii edasi, et need kõik on väga asjalikud tähelepanekud. Paraku päriselus kohtame me sellist lähenemist ikkagi vähe õppejõudude poolt, just auditoorsetes esitlustest ja põhjused on erinevad. Palju kui me küsinud oleme õppejõududelt, et üks on ajapuudus, et ei jõua 2 eraldi slaidi esitlust teha või siis õppematerjal eraldi ja siis esitlus eraldi. Et samamoodi õppejõul on ka vaja omamoodi spikrit võib-olla, et ta loeb ka ise sealt mõnda sisu maha, on ka seda juhtunud, et see on tema spikker. Ja siis võivad slaidid olla küll korras, aga jällegi õppijale iseõppimiseks või kordamiseks materjale väga palju ei anta või ei ole või sellest ühest esitlusest ei piisa. Ja kui õppija tahab ise konspekteerida või palutakse lause, et kui on sellised lakoonilised slaidid või kui ta teab, et ei saa pärast enam põhjalikku õppematerjali, siis ta kipub konspekteerima. Et jällegi, kas see on alati tark mõte, et kas seda peab tegema just loengus, et see konspekteerimise mõte iseenesest ei ole halb, et oma mõtteid kirja panna, analüüsida ja reflekteerida, aga seda võib teha natuke teises formaadis, mitte samal ajal, kui õppejõud räägib. Et selliseid asju on ka ette tulnud.
ja see ei ole hea, sest Anneli just rääkis, et samal ajal kirjutada mõtestatult ja kuulata, noh, mõnele on keeruline. Et me siis mõtlesime, et milline oleks hea lahendus õppejõule, et oleksid nii slaidid korralikud kui ka materjalid pärast korralikud olemas. Ja tegelikult siin on päris mitu lahendust. Esiteks, needsamad slaidid võivad juba olla aluseks korraliku õppematerjali loomiseks. Me kohe vaatame, kuidas näiteks PowerPointist viimast võtta või kuidas siis selle PowerPointiga koos materjali teha. Siis samamoodi ei pea õppejõud looma kõik õppematerjalid ise, et paljud materjalid, artiklid, mis iganes, videotükid, harjutused on juba loodud kellegi poolt. Et võib ka neid kasutada, sest õppeotstarbel on see lubatud ja avatud sisu on meil ka päris palju tänapäeval. Et võib siis näiteks lihtsalt luua juhiseid, et kuidas ja mida lugeda, millal lugeda, vaadata ja mis küsimustele vastata, kui õppija tahab siis hiljem pärast loengut kinnistada või harjutada ja töötada materjalidega iseseisvalt. Et head juhised ja läbimõeldud õppedisain ja õppeprotsess on tegelikult see võti, et õppijal oleks ka pärast loengut või siis auditoorset kohtumist võimalik iseseisvalt õppida ja midagi teha, et ise seoseid luua. Ka rühmatööd näiteks aitavad väga hästi ja nii edasi. Et ühesõnaga õppeprotsess ja õppedisaini küsimus on see ka, et ei pea iga asja kohta korralikku õppematerjali looma. Ja mis siin chatis vahepeal on? Ahah, väga hea, et lingid on ka olemas, et nii ma praegu panen chati kinni ja jätkan siis selle teise osaga. Õppematerjalid ehk siis see osa nüüd, kus õppija peaks ise töötama slaidide või materjalidega. Sellel on hoopis teine struktuur ja loogika. Ehk siis õppematerjalid on tegelikult õppijat toetavad ja seal on, see võib-olla oleneb materjali tüübist, on ju kindlalt struktureeritud, et kõigepealt on sissejuhatus, siis tuleb teoreetiline osa, siis tulevad harjutused, kordamisküsimused ja siis kokkuvõtted või siis see on pisike jupp, millele järgnevad mingisugused tegevused, arutelud, rühmatööd, refleksioonid, aga ikkagi, et see on natuke teistmoodi esitusviisiga, et õppematerjali sisse me saame panna interaktsioone, et automaatset tagasisidet, me saame korrata rahulikult omas tempos neid kasutada ja saame kombineerida teksti, pilte, videosid ja nii edasi, sest siis ei ole enam seda ülekoormuse ohtu lühikese aja jooksul, vaid õppija lähebki omas tempos ja vaatab neid asju kordamööda, nii nagu talle sobib. Ja selleks, et luua head õppematerjali, on meil piisavalt soovitusi, et see juhend digitaalse õppematerjali loomiseks, mis on aastast 2016, on slaidile lingitud, tegelikult kehtib veel. Uus versioon on ka tulemas, aga see on täitsa asjakohane, et soovitan sellega tutvuda, kui õppejõud peaks tahtma õppematerjali hakata looma. Et see on nagu täitsa eraldi kategooria ja slaid võib olla ka üks hea õppematerjal. Nii, et siin on, ma proovisin siis sama slaidi, eelmist slaidi visualiseerida ühe tehisaru programmi abil väga kiiresti ühe klikiga, et andsin talle lihtsalt teksti ja tema tegi mulle siis sellise visuaali sellest samast õppematerjali selgitavast slaidist, et tasub mõnikord ka proovida, me näitame kohe neid töövahendeid, et mõni asi on visuaalsena võib-olla selgem, parem, sest tekst on ka siin samal ajal olemas. Mõnikord on jällegi tekst, võib-olla kui on vähe teksti on ju ja kõik on selge, et siis võib-olla tekst on piisav. Et saab siis kombineerida erinevaid asju slaidide peal ka. See on üks näide ja õppematerjali sisse saab samamoodi neid visuaale ilusti panna. See oli lihtsalt üks näide. Nii, aga meil on natukene veel aega, et näidata neid võimalusi. Kui me räägime õppematerjalist, siis neid saab teha väga erineval viisil, ai tugi on seal juures. Ja slaidide puhul on kõige tähtsam see,
et me saame neid ka sisse lugeda ja teha isegi lühikesest lakoonilisest slaidist korraliku õppematerjali. Mis see sisselugemine tähendab, et me salvestame oma kõne sinna peale või siis me anname oma konspekti või slaidi nii-öelda sisu, teksti sisu, anname siis ai rakendusse ja ta loeb selle ise sisse eesti keelesse, et ka selline võimalus on olemas ja saab helifailina siis näiteks slaidile taustaks lisada, et kui te ise ei taha oma häälega sisse lugeda, et tänapäeval on hästi palju võimalusi, kuidas teha üks nii heliline kui tekst-heli pilt kombineerides korraliku õppematerjali ise vaatamiseks, ise õppimiseks, et ei peaks nagu lisavahendeid hankima selleks. Ja lisaks on slaidiprogrammides on muidugi sisse ehitatud juba päris palju asju, näiteks PowerPointis on Smart Art igasuguste skeemikeste visuaalide loomiseks, on pildipangad juba sisse ehitatud, ma kohe näitan, mis asub seal ja näiteks seda pilti, mis ma teile enne näitasin, tegin ma ai rakendusega nimega Napkin, võib-olla olete juba kuulnud, ma korra vaatan seda ka, näitan teile, et kuidas see töötab, et mul on siin üks Napkin juba olemas, et siia ma lihtsalt saan tõmmata sisse kas oma PowerPointi faili või ükskõik mis tekstifaili või teha nullist ise sisestada teksti siia, selline lehekülg, eks ju. mul on juba siia üks esitlus tõmmatud ja, või see on tegelikult ise ai poolt loodud sisu, ma palusin tal luua, see on ai moodul on ju, et palusin tal luua soovitused hea esitluse loomiseks, ta ise kirjutas eesti keeles. Ja nüüd ma tahan seda mingit osasid visualiseerida ja ma sõidan hiirega sisse peale ja siis tekib see välgu ikoon, vajutan selle peale ja tekibki selline visuaal, ma saan muidugi valida erinevad stiilid, visuaalistiilid, mis mulle sobivad, saan muuta värve ja saan neid lõpmatuseni veel vaadata, milline mulle meeldiks. Muidugi sinna kulub ka omajagu aega, et neid asju valida, alati on see teema. Aga jah, et hästi palju võimalusi ja mis on hea selle Napkini puhul, et ta saab sisust aru ja ta pakubki visuaale lähtuvalt sinu teemast, et noh, mis talle nagu tundub, et on sobilik ja siis pärast saab seda endale alla laadida ja slaidi peale tõsta näiteks või siis muuta värvikoode või värviskeemi. hästi tore ja lihtne vahend, mida ma ise kasutan ja mulle väga meeldib. Ja tal on tasuta versioon, ma praegu ei ole maksnud selle eest, et täitsa korralik. Et soovitan proovida. Ja Canva on vana hea tuttav moodul või programm, vabandust, mis teeb skeeme, visuaale, ajajooni, igasuguseid asju, seal on valmis mallid, aga on ka pildipangad, on ka ai moodul, joonistab teile vajalikud pildid ja kui paljud teist on kasutanud, mina olen ostnud endale ka tasulise litsentsi sealt Canvas, see on 12 € kuus nagu üksikkasutajale nii-öelda ja see Canva ai on siin ka nagu täitsa eraldi moodulina sees ja see aitab päris palju, et mida sa tahad teha või siis kirjutad siia ja ta aitab sul visuaale kiiresti luua, ükskõik kas mis teemavaldkonna jaoks, mis stiilis, kas video, pilt, multikas, skeem, et soovitan neid ai võimalusi ka uurida, et on ka päris asju nii-öelda, mida te saate kohendada, mis juba on disainitud. Te saate oma sisuga asendada, aga on ka ai võimalus. Et sellised võimalused ja siis Sille võib-olla näitab natukene kammad ja siis meil on küll aeg üpris. Äkki ma näitan selle PowerPointi ka ära ja siis, kui jääb aega. näita ja PowerPoint see ära. on tähtsam, just. Et PowerPointis on meil, võtan sellesama meie tänase õpiampsu esitluse, mida me teiega lubasime jagada. Et on meil võimalik siis salvestada. Ma ei tea, kui paljud teist on seda üldse proovinud, võib-olla mõned on ka, aga siin on kahes kohas see võimalik. Slideshows on record, eks ju, ja täitsa eraldi record menüü on ka olemas eesti keeles, siis ilmselt salvesta, mul on ingliskeelne. Et nad on üsna sarnased, et kui ma võtan slideshow alt, et kohe alustab siis
salvestus kas siit või sealt algusest või sellest slaidist. Ja mis siin veel on, lisavõimalused, ma vaatasin, et on olemas subtiitrid ja on olemas täitsa eesti keel. Et kui tahate katsetada, meil täna aega selleks palju ei jää. Ja teine võimalus on siis record, täpselt sama asi ja siin on võimalik siis lisada ka oma videopilt siia nurka. Et ta tekib siia või siia, et kuhu te tahate. Et nagu päris videomaterjal ja see on see Cameo. Et jah, ja siis alustate salvestamist, tekib nagu uus, siin on see record nupp, on ju täiesti uus salvestusaken, kus saab siis hakata siis oma slaide sisse rääkima. Nii et ja siis SmartArti koht oli ilmselt siin insert'i all ehk siis sisesta menüüs, lisa sisesta, kus on väga palju põnevaid visuaali võimalik luua, näiteks SmartArt, minu lemmik, ma kasutan neid päris palju. See on lihtne ja kiire viis mingeid asju visualiseerida tekstist, teha selline diagrammi moodi asi. Ja ka piltide lisamiseks on teil siin olemas Stock ehk siis pildipank, saate otsida, nii nagu Sille juba näitas, on pildipangad, et ka PowerPointi sisse on need juba sisse ehitatud, et hästi palju võimalusi, kuidas te saate oma slaide teha nii auditoorseks kui siis õppematerjaliks, et mõlemad variandid on lubatud, aga jah, kõige lihtsam, et saab ennast salvestada ja kui teil ei ole aega ennast salvestada, siis saab oma teksti näiteks Clipchampile anda ja ta teeb selle videoks ja heliks, no ehk siis videofaili saab siit välja eksportida, kas siit PowerPointist tuleb välja ikkagi MP4 fail ehk videosalvestus ja screen recording on teil ka siin täiesti olemas. Et mitmeid võimalusi on PowerPointis, mida me vähe kasutame, ehk siis saab olla nii slaid auditooriumis kui ka kiire vaevaga õppematerjal. Ja Clipchamp on siis Microsofti enda videotöötlust, et kui teil on Windowsi arvuti ja te tõmbate alla, noh, mul on tehtud siin üks salvestus slaidide pealt, tõmbasin selle alla endale, et see on nüüd eilne katsetus, et siis seda ta pakub kohe töödelda Clipchampis, ehk siis see seos on neil kohe olemas ja Clipchampis on võimalik siis teil juba rohkem võimalusi teha, see on nagu täiesti eraldi teema, aga ta on ülivalt mõnus ja lihtne AI-ga võimestatud videoredaktor, kus me saame ka oma tekstid heliks teha, eestikeelseks, korralikuks heliks ja ka subtiitreid lisada, nii et võimalusi on, aga praegu me peame vist otsad kokku tõmbama. oota, ärme veel. Sa tahtsid kammat ka paari sõnaga? Ei, ma ei taha kammat. Vaata, Okay. me saime paar julget, jagasid oma slaide meiega. No nii et võtame need paar minutit. Võtame paar minutit. Need, kes peavad lahkuma, aga vaadake, siin on näiteks saadetud meil üks slaid, ma kõike ei näita, aga noh, näiteks siin on juba raske aru saada, et mis see põhipoint on. Siin peab olema üks idee ja tegelikult sa ei saa aru, mis siin on pealkiri, mis on teemaarendus, mis siin nagu toimub. Et siin on väga palju infot ja lihtsalt, kui saaks aru, mis see pealkiri on, mis peab tegema, siis oleks juba natukene kergem. Et see üks idee ühel slaidil. Siin slaidil kohe näen, et liiga tume taust ja kiri. Kui see kiri oleks valges fondis, heledas fondis, oleks kohe juba arusaadav. Et siin on see kontrastsuse, peate kontrollima üle need. Ja siin on keegi läheb konverentsile ja ma näiteks selle sama slaidi teeksin 2. Ühes, kus on tekst ja järgmine, kus sa näitad visuaali. Siin nad võivad olla koos, aga mõne koha peal oli sama asi, et sul oli lihtsalt liiga palju teksti ja visuaali koos. Et lihtsalt tee 2 slaidi. Sa ei kaota midagi, aga vaataja võidab nii palju. Nii et kiirelt käisin, andsin natukene, ma loodan, mingit tagasisidet. Võite loomulikult kirjutada meile, see on minu igapäevane töö, seda ma teengi hommikust õhtuni, et aitan õppejõude slaidide koostamisel, et see on meil ei ole üldse see keeruline, et me näeme kohe need ära. Just, et ongi hea kokku võtta sellega teie slaidide näidetega, et esiteks jah, et mõelda, kas te tegite nüüd slaide auditoorseks tööks või õppetööks.
et lähtuvalt sellest siis seda disainida ja noh, eristada neid kahte siis. Ja kas õppija saab olla kaasas, kas ta on nagu toetatud, kas on päriselt toetav slaid või tal on juba kognitiivne ülekoormus nii-öelda ajus, et töömälu on täis ja rohkem ei mahu ühe slaidi peale. Ja PowerPointist ma soovitan viimast võtta, sest temas on piisavalt palju võimalusi, et kõik saaks tehtud. ai võimalused on meil tänapäeval ka lihtsalt abiks aja säästavad. Nii, aga võib-olla kui keegi tahab veel midagi küsida, me hakkame lõpetama ja salvestused ja slaidid jagame teiega niipea kui saame. Ja meile saab kirjutada, ma ei tea, kas me jagame personaalset, üldaadress on kvaliteet@harno.ee, küll me siis hakkama saame. Meid ei ole nii palju ja slaidide peal on need kontaktid olemas, kui te neid hiljem saate. Aga tänan aitäh! ja järgmiste kohtumisteni järgmises digiampsus.